Tere taas tulemast Hortonomi aiapäeviku lähele. Hirmus hea meel on teid siin näha ja minu võimalus öelda jällegi aitäh kõigile inimestele, kes on tulnud selle kanali tellijaks, sellepärast et see ongi tegelikult minu jaoks kõige parem mõõdik, et seda eestikeelset aiandusteemalist kanalit on vaja. Ja mille üle mul veel on väga hea meel on see, et YouTube'i on tulnud rohkem eestikeelseid sisuloojaid. Ja üks kanal, mis ma just leidsin, oli Kodulooja. Ja ta ei tee küll ainult aiandusteemat, et tal on sellised kodused teemad, aga praegu oli ka päris palju sellist aiandusmaterjali, mille peale natuke mõelda ja mõtiskleda. No üldse on sellise mõnusa vaibiga kanal, nii et soovitan kindlasti ka järgi vaadata. Ja nagu ikka YouTube'is käib see asi niimoodi, et mõistik on tulla ka endale meeldiva kanali tellijaks ja panna see kelluke tööle, et siis tegelikult saab ka päriselt neid teavitusi, et kui keegi midagi uut on postitanud. Minul on üks töö jäänud võib-olla natuke hilja peale, see on siis need kannade potistamine, aga ma kohe räägin ka, miks see nii on. Täna on 1. juuni ja selles mõttes ma ei ole hiljaks jäänud, ma vaatasin järgi, ma olen isegi 10. juunil nad välja potistanud. Ja miks kanna puhul see potistamise aeg nii tähtis just minu jaoks on 2 põhjust. Üks on see, et ta tõesti ei talu külma ja mitte ainult öökülma, vaid isegi kui see temperatuur öösel langeb alla 10 kraadi, siis tema kui ikkagi troopiline taim hakkab selle peale pirtsutama. Aga nüüd ma olen jälginud, et praegu siin Tartus meil on siin natuke soojem tavaliselt paar kraadi, kui ilmajaam ütleb, et täna on nüüd see päev, kus ma potistan nad nendest suurtesse pottidesse ära ja ma jätan nad ööseks õue. Ma tõin nad oma hoiuruumist välja märtsi teises pooles ja siis nad olid sellised täitsa sügavas unes ja siit nagu pungadest ei olnud nagu mitte midagi näha, aga oli arusaadav, et nad on elus. Ja siis ma panin siia kausi põhja natukene külvimulda, mis mul alles jäi ja siis lihtsalt panin nad siia peale ja kastma ei hakanud, sellepärast kuna lehti küljes ei olnud, siis soikeseisundis olevate rüsoomide kastmisega võib hoopis selline asi juhtuda, et nad lähevad üsna kergelt mädanema. Ja siis kogu see minu vaev, et ma neid oma tehnoruumis suutsin üle talve hoida, oleks luhtunud. Ja kui nüüd öökülmad olid möödas, siis nad tõin nad endale kasvuhoonesse, siis neil olid juba väiksed siuksed lehenupsud olid väljas ja nüüd nad on siis 1. juunini olnud kasvuhoones. Ja mul on seal kitsas, nii et on väga hea, et ilm on lõpuks soojenenud ja ma saan nad välja istutada. Ja teine põhjus on see, miks ma seda alles praegu teen, miks ma alles praegu panen nad suurtesse pottidesse, on see, et kui ma nüüd siia potti juba panen ja see pott on mulda täis, sest kannad tegelikult vajavad päris palju seda mulda ja substraati, siis mul on neid päris raske liigutada. Et ma võin aias igasuguseid asju teha. Eile istutasin hunniku ekitaimi ära ja kõike, aga ma ei saa tõsta raskeid asju. Ma saan venitada seda pesukaussi, eks ole, toast kasvuhoonesse ja päeval tõin ta välja ja ööseks jälle kasvuhoonesse, et see taim ka natuke harjuks sellega, et tal tuleb nüüd õue jääda, aga ma ei saa tõsta raskeid asju. Nii et ma lihtsalt proovin ka kuidagi endaga hakkama saada. Nii, taimed on olemas. Siis mul on olemas Elho potid, et mul on neid erinevaid suuruseid siin veel. Siin on üks päris suured, nüüd hetkel mingi 40-liitrised, oota, kontrollime. Kuskil peaks ometi kirjas olema. Ma tellisin need Hortikumi e-poest endale ja siis ma teadsin täpselt, kui palju nad mahutavad. Aga nad peaks olema, siin on kirjas. Ei ole. 29 liitrit, aga 40 sentimeetrit on diameeter. Ja siin on üks väiksem pott ka, 12 liitrit. Ma mõtlesin, et kui mul jääb siin mõni väiksem juurikas ka, mida võib-olla siia suurde potti ei taha suruda, et siis panen ta eraldi. Et tegelikult mul läks see talv nii hästi, et ma sain ka varakevadel taimevahetusse mõned kannajuurikad anda. Nii ja mida veel vaja on, siis on see muld. Kui ma varem olen pannud nad sellisesse substraati, mis on täitsa turbabaasil olnud, siis mõned asjad on jäänud mind häirima. Nimelt on teda olnud vaja sagedamini kasta ja üldse kui kastame, siis kastame ühe korra ja põhjalikult, aga siis oli selline tunne, et iga päev peab kastma. Ja siis oli veel see ka jah, et kui ta
liiga kuivaks jäi, siis see pott oli liiga kerge ja kanna oma lehtedega on natuke nagu tuulelipp või selline purjelaev, et kui ta selle tormisema ilmaga selle tuule alla võttis ja mind ei olnud parasjagu kodus, siis külili ta oli ja sellest oli nagu rohkem sodi kui rõõmu. Aga kuna mul on praegu võimalik aias sõeluda aiamulda, siis ma tegin praegu hoopis niimoodi, et siin on silma järgi umbes 2/3 sellist aiamulda, mis on hästi selline sõmer, küll aga natuke savikam, nii et ma usun, et ta hoiab paremini niiskust kinni. Ja siis mul oli veel üks kott sellist kasvuhoone ja peenrakasti mulda. Tegelikult sobiks Orticumi see suvelile muld ka väga hästi, et seal on veel suuremad tükid. Nii et ta omakorda tegelikult teeks selle natuke savika aiamulla kohevamaks. Nii et ma usun, et ma ei pea seda, nüüd on see substraat, enam see muld ei ole, et ma ei pea teda nii palju kastma ja ta ei kuiva nii kiiresti läbi. Ja toitainete poole pealt ka. Ja sel aastal ma juba segasin siia sisse seda suvelilleväetist, ta on siis natukene lämmastikurikkam. Aga kuna ma tahan kannajuurikaid ikkagi üle talve ka hoida, siis seda lämmastikurikka väetamisega selle ma siis lõpetan seal augustis umbes ära. Ja siis vaatan, võib-olla annan midagi kaaliumi rikkamat. Nii, mis siis veel? Ma arvan, et nüüd võib istutama hakata. Ma olen siin võimelnud sellega ja teda käsitsi läbi seganud, et siis siin on aiamuld minu enda aiast, kust ma sõelusin välja kõik naadijuurikad. Naadijuurikaid õnneks on üsna lihtne siin tabada. Ja kui siin on veel vihmausse, siis nemad ka ma loobin siit välja. Kui ma muidu taimi potistan, siis ma aiamulda ei kasutaks, sellepärast et seal on alati vihmaussid sees ja vihmaussid võivad väga kergesti muutuda poti sees kahjuriks. Aga kuna ma need kannajuurikad jätan õue, siis nad niikuinii roniksid lõpuks sinna potti. Sellepärast ma jätan niimoodi nagu terrassi äärde ja kuna ma viin need juurikad tuppa alles siis, kui nad on mullast täiesti puhtad, no siis ma võtan selle väikse riski. Vist nägin siin mingit umburhujuurikat jällegi. Ühesõnaga ma niikuinii pean selle veel läbi segama, et ma panin siia peoga seda pikatoimelist suvelilleväetist ju ka. Nii, aga ma hakkan siis potistama. Kõigepealt ma vaatan siis, mis mul siit pesukausist välja tuleb, et ma nõustun, et nad võiks olla natukene vähem kasvanud edasi selleks hetkeks, kui need potistada, sest praegu on nad umbes sellised. Aga sellest pole mitte midagi. Olen varasematel aastatel ka hiljaks jäänud ja sellisena nad potistanud. Mitte midagi pole juhtunud. Kui ma siin nüüd ette kasvatasin, siis ma lihtsalt panin nad õrnad selle külvimulla peale. Aga nüüd ma istutan need päriselt nagu sellisele sügavusel, nagu nad olema peavad. Et kui niimoodi lihtsalt neid kasvama meelitada, umbes nagu me ka daaliatega teeme ja mõned ka gladioolidega, siis sellest praegu siin täiesti piisab, sest et oma ülesande on see ära teinud. Siin all on ilusad valged juured täie elujõu juures. Aga et ma teda siis vähem traumeeriksin, siis ma kasutan oma teravat vaibanuga ja lõikan ta siit välja lihtsalt nagu, no ma ei tea, umbes nagu kooki lõikaks. Ja vaatan, et ma siit kätte saan, siis ma saan otsustada ka, et millise puntra, millisesse potti kasvama panen. Nii, et ma natukene nüsin siit. Hopsti. No näed, ma tegelikult 1 ja 2 ma lõikan selle ka lahti, siis mul on 4 sellist kobarat. Ja enne kui ma teda potistama hakkasin, ma teadsin, et ma seda teen, siis ma kassin nad korralikult ka läbi, et siin mingit solvumist ei tuleks. Nii, aga võtan siis kõigepealt selle ühe 29-liitrise suure poti. Nii, kannade puhul kastmine, nagu kõikide suurte pottide puhul, on selline, et tuleks kasta ühe korra ja hästi põhjalikult. Sellel potil on siin see ront. Ja tavaliselt, kui ma paneks siia lihtsalt erinevaid suvelilli, siis ma täidakski ta selliselt, et see istutuskõrgus jääb siia randini. Aga kanna puhul ma tahan teda nagu hästi jõuliselt läbi kasta, umbes kord nädalas. Ja ilmselt ma hakkan veega andma ka väetist juurde. Kuna ta on ikkagi üsna näljane taim, siis ma täidan selle poti tegelikult veel 5 centimeetrit siit randist allapoole. Et mul on kogemus, et kui ta kasvab ja ta võib üsna jõuliselt kogu selle poti neid jämedaid juurikaid täis kasvatada, isegi selliselt, et see pott läheb lapikuks, siis ma lihtsalt tahan, et mul oleks seda
peal siin rohkem ruumi ja et ma saaksin siis korraga selle kastmisvee siia kõik valada, et ma saaks sellega aegu kokku hoida, et ma ei peaks seal kõrval passima ja siis saab kasta korralikult kogu selle poti läbi, et kindlasti mida ei tohi teha ja see tegelikult kehtib kõikide kastmiste kohta, et iga kord mööda minnes sirtsutada siia peale natukene vett ja siis me lihtsalt saavutame selle, et siin peal on natuke märg ja all on kõik kuiv. Ja alla ma drenaaži ei pane, et see muld kõik, mis ma siia panen, läheb selle taime eest käiku. Nii, siis ma hakkan täitma. Ja nüüd ma panin ära siia umbes pool mulda, mis ma tahtsin panna. Ja kuna see aiamuld on mul niisugune savikas, siis ta õnneks ei ole väga-väga kohev, et kui sa kasutad ainult sellist turbabaasi substraati, siis arvesta sellega, et ta on kohev ja kui sa kastad, siis ta vajub allapoole. Et siis ise saad vaadata, kas tahad panna mulda juurde või jätad nii nagu on. Aga kannapool ka, et kuna ta ise kasvab hästi selliseks kõrgeks ja massiivseks, siis ei ole vaja, et ta siin see istutus oleks väga kõrge. Et võib-olla mõne suvelilla puhul tegelikult ongi vaja, et ikkagi istutakse täis niimoodi ja võib-olla jätakse ainult mõni sentimeeter seda kastmisranti siia, et saaks korraga rohkem vett valada. Nii, kuna see on kõige suurem pott, siis siia ma panen vähemalt 2 tükki neid. Ma isegi pole kindel, kuidas ma nüüd praegu see sätin, ma proovin neid 2 siia. Ta peab kindlasti jääma ka ruumi kasvamiseks. Ma mõtlen, kuidas on kava teha. Panen selle teistpidi siia. Ops. Ja nüüd, kui ma mulda panen, ma lihtsalt panen nad praegu siia põhja niimoodi, siis ma panen siit niimoodi, et on 5-7 sentimeetrit veel see riisoom kaetud selle mullaga, et ettekasvatusel olid nad mulla peal, et lihtsalt neile märku anda, et okei, et nüüd on aeg kasvama hakata, aga nüüd ma istutan nad siia potti terveks hooajaks ja nüüd ma panen nad vähemalt 5-7 sentimeetrit sügavamale. Nii. Panen siit pikemad ilusamad juured, neid ma natukene aitan, et nad saaksid suunaga allapoole, aga seal teisel polnud midagi. Ma panen nad natuke niimoodi, et nad kasvavad edasi sellest kohast siin, et neil oleks ruumi kuhugi minna. Ja ma olen täiesti kindel, et kui ma nad nüüd mullaga ära katan, siis tuleb mujalt veel pungasi ja lehti juurde ja tegelikult nad kasvavad kogu selle poti täis. Ja teisi liike mina arvan, et ei peaks kannaga koos potti panema, et ta tahab ise ennast hästi tunda ja ta on natuke armutu teiste liikide suhtes. Neil lihtsalt ei ole siin ruumi ega toitu ega valgust, et elada. Nii. Kuidas tundub? Praegu ma juba tunnen, et see pott on nii raske. Nii et mul on hea meel, kui ma siin käru peal seda istutust teen, et see on juba lähedal sellele kohale, kuhu nad terveks hooajaks jäävad ja siit ikka viskan neid vihmaosse välja. Neil on seal muru sees palju parem elu kui siin potis. Ja nüüd muidugi võib olla kastmisega ka palju julgem. Vihma kätte nad mulle ei jää, nad lähevad terrassile. Aga siis ka nüüd, kuni nad juurduma hakkavad, ma valan siia praegu, mul on 5-liitrine kann, praegu valan pool sellest ära. Aga kui on ikkagi sellised suvised päevad meil, siis sellele potile valada korraga 5 liitrit vett. See pole mingi probleem. Praegu võib tunduda, et kõik sai täpselt nii, nagu ma algusel mõtlesin, et ma teha tahan. Kui sul on ka mingisuguseid häid nippe ja niisuguseid enda kogemusest just tulenevaid tulemusi olnud, mis on hästi õnnestunud, siis mul oleks väga hea meel, kui sa ka annaksid sellest märku, näiteks kommenteeriksid siia video alla. Ma kindlasti olen selles mõttes sellel arvamusel, et mis ühes aias töötab, ei tähenda seda, et kõikides aedades töötab. Ja selles mõttes ongi oluline, et meie aednikud üksteisega omavahel suhtleksid. Aitäh, et sa siiamaani vastu pidasid ja seda videot vaatasid ja soovin sulle head aiandamist. Mina nüüd jätkan ka ülejäänud 3 risoomi potti istutamist.